Oi, Blinn! Guten Morgen! What the actually? Happy Valentine's Day! Happy birthday to everybody, kes sündisid. Minu kunagine parim sõber on muideks valentiinipäeval sündinud. On või? Jaa, aga me ei suhtle enam. Ta on nüüd isa. Kui vist isaks saavad, et siis nad ei suhtle enam. Ei, me lihtsalt nagu ma kolisin ära sealt, kus ma ennem elasin. Siis nagu ikka sõprused lähevad natukene nagu vajuvad ära. Aga sellegi poolest, et on päev, mille tuleks hoida meeles oma kõiki sõpru. Meie hoiame teid ka meeles ja oleme kutsunud teid siis meiega täna kuhu? Kristiine keskusesse live podcasti salvestusele. Ma loodan, et keegi kohale ka tuleb ikka. Kas te saate aru, kui tore? Või nagu, ma arvan, et on tore. Tagasi vlogida nagu Eestis. Ma arvan, et täna on tore, sest et meil on päriselt ka contenti, mida teha. Kiss you forever. Kõige pinev olukord on juba. 45 minutit on jäänud siin selleni, kui kõik inimesed peaks kohal olema. Keegi ei tule. 1, 2, 3 inimest on. Super. Perfect. At least that's good. Juba sa tegid. Tšau, ma pean nüüd pilti tegema. Meil teeb näed, tädi teeb pilti. Tule nüüd siin. Jah, tuleme kohe näitame seda. Igal juhul enne me ei olnud konteksti jällegi. Seal on siin terve see ostukeskus on südameid täis ja kuidagimoodi keegi oli siis meie nime pannud kirja. Meie seda ei teinud. Et siit on küsimus, kes kommentaarides võib vabalt üles tunnistada. Kes seda tegi? On ju? Mina panid ise Kristiine töötaja. Ja meie nüüd kohe hakkame seda podcasti tegema. Tere, mina olen Martti ja täna olen mina siin koos Liina Riadnega otse Kristiine keskusest. Meil on natukene teistsugune sound võib-olla. Hoppadi! Ta valmis ta sai. Hirmus oli. Nüüd on meil siin rahvast mega palju, kellega me teeme kõik pildid ära ja siis me näemegi kodust ja näeme taas kord. Singvid Martti mingisugusene pakk. Ma ei tea, kellelt, kus kohast see mul tulnud on. Aga lihtsalt tuli SMS. Ma ei tea nüüd, kes see saatis mulle asjukene värviline pakk on. 2 kinki. Ma arvan, et 1 on äkki Liinale siis. Näed sa? Bella, mis sa said? Kas sa tead ka, mis sa said või? Sulle toodi kaelarihm. See on natuke suur sulle hetkel. Aga meil on igasugu asjusi. Ma panin kõik sorteerisin ära. Nüüd ma hakkan kirju lugema koos Martiga. Sellegi poolest te ei pea meile tooma mitte midagi. Aga me oleme väga tänulik. What's up? Marti läks just ära, ta lõpetaski enda video filmimise, mis tähendab seda, et ma saan uuesti kardinad üles keerata. Täna tegelikult meil otseselt midagi sellist väga... palun ärge kukkuge. Täna meil otseselt väga midagi sellist väga excitingut plaanis ei ole. Mina hakkan monteerima meie viimast USA vlogi. Ma arvan, et see on viimane. Peaks olema viimane. Ja siis sellisele vahvale peole nagu Näpsi pidu. Vaatame, mis seal toimub täpsemalt. Dresscode on roosa, nii et I'm loving it. Sellest saati, kui ma enda juuksed roosaks otsustasin värvida. Mulle nii meeldib beebiroosa lihtsalt. Ma võiks nagu, kõik võiks mul beebiroosa olla. Nii et kui keegi ütleb mulle, et dresscode on beebiroosa, siis uskuge mind, ma olen seal kindlalt kohal. Ühte asju ma tahtsin veel tegelikult jagada teiega. Ma tahaksin tegelikult nendest vinülplaatidest hetke rääkida. Tada! Meil ei ole vinülplaadi mängijat veel. Nii et kui keegi teist oskab soovitada mõnda väga head vinülplaadi mängijat, siis hit me up ja jätka alla kommentaaridesse linke, et me saaksime neid vaadata. Aga ma tahaksin tänada Reilikat Sony Music Balticsist, kes on nii nunnu ja nii tore, et ta kinkis meile reaalselt minu ja Marti lemmikalbumid. Okei, mina kuulan The Neighborhoodi rohkem kui Marti, aga ta kinkis ka meile veel Bring Me The Horizoni vinüüli ja see on nii tore ja ma olen nii thankful ja nii tänulik, et lihtsalt mu süda läheb katki, et ma lihtsalt tahaksin veel jagada, et inimesed on nii toredad ja üldse selliseid asju tegelikult ei pea tegema, aga mul võttis selle pisara silma, kui ma need sain, nii et thank you so much. Aasta blogerid siinpool. Läksime peole. Peol oli väga selles mõttes vali, kõik rääksid omavahel juttu ja me unustasime kaamera välja võtta. Ma tegelisin Bellaga seal, ma olin Bella niisugune. Meil oli igatahes palju tegemist. Me hakkame lõpuks lahti pakkima, nagu te näete, me koristame, peseme oma pesu sellest asjast. Meil on umbes, ma ei tea, kui me kõik selle pesuga ära peseme, kus meil asjad mahuvad ära pärast. Infonupul siinpool, on ju? Kas te oleksite huvitatud, kui me paneksime enda mõned asjad kusagile internetti üles müüki, mida me enam ei kanna, mis meil seisavad lihtsalt niisama. Ära visata mingeid asju, mis nagu on tegelikult nagu väga ilusad ja edukad. Liinal on alati, aga ma võib-olla tahan seda kuskil kunagi kasutada. Liina on hoarder.
kui Liinal mind kõrval ei oleks, saad sa aru, ta oleks hoarder. Te olete näinud neid ma ei ole üldse nii Hoarder! Ise oled hoarder. Kuidas mina hoarder olen? Ma olen see, kellel sa ei lase asju ära visata. What are you talking about? Peace out. Kas me teeme thumbnail siit või? Nii cute. Very cute family picture. Võite ära raamida meile teile panna. Ei, palun ei. Ma tead, mis ei ole üks õige Marti plus Liina vlog või? Kui Liina ei ole rääkinud vahepeal niimoodi. Lihtsalt mainime ära ka, et meil on jällegi tütar külas, et seal... Okei, ma korrin. Mis sa ütlesid just hetk tagasi? Meelega ei reageeri üldse, sest et ma ei tea, kelle poolt ma olen. Me jätsime selle hullu nagu grinsimise vahele. Meil on vahepeal oli siin külas Maian, kes pidi meile täna ööseks tulema, keda täna ei tulnud, mis me vaatasime 2 Eesti laulu siin. I'm disappointed, Maian. Jaa, meil oli Kadi sats meile pusats. Oota, 3. koht. Eesti laul. Uku Suviste. See on Uku Suviste. 3. koht on Stefan. Kahju. Kas sa teed eelmine aasta ka Vaiega 3. või? Just küll, jah. Tal on see 3. kohane edus. Aga samas nagu tore. Sai nii palju punkte žüriid. Ma räägin täpselt, meil saab selles kaamerasse niimoodi aeg otsa. 2019 võitja. Thank God, et ma kunagi enam Eesti laulule ei lähe. Sa oled edaspidi sisulooja, nagu kõik sind panevad. Ma ütlesin, ma tweetisin ka just, et Stig võidab. Kes tahab vaadata minu infonupul on minu videoga, mis me eelmisel reedel tegime, ütlesin, et kas me võtame Venemaalt 12 punkti või Rootsilt 12 punkti. I kinda told ya. Ma nagu olen tegelikult... Kuidas pöörata Eesti laulu võite enda poole või? See nagu it's all about me. I told you. You know what, nothing. Out, enjoy life. Meie oleme edasi homsesse päeva, kus Liina... Kuidas sa tunned ennast homse osas? Ole vait, ma panen kaamera kinni, ma olen oksendal natuke. Tere hommikust. Tervitusi Toome Palmisaarel. Mu süda nii paha, ma ei saanud öösel magada, ma olen nii närvis. Ma olen ikka veel praegu ka närvist. Ma nägin öösel isegi unes, et mind visati setilt välja sellepärast, et mul ei olnud nagu tekstid korralikult peas, sest nüüd ütlesid, et sinuga ei saa tööd teha. Ja mingi sa sobid ainult laulmiseks, mine ära. Saigi Liina ka nüüd siin kohal. Eks ta siin äärimutt kohe, mingi kõned on peale. Liina, palun, räägi nüüd oma kogemustest. Staru, see oli alguses nii hirmus. Mul tegelikult alguses läinud üldse nii hästi. Mul nagu võttis kaua aega, me pidime, ma arvan, mingi tund aega enne mingeid tekstiasju tegema. Et hakata tegema, aga lõpus oli juba nii fun ja nii tore. Et nagu algus pigem ja see, et nagu ma saaksin karakterisse sisse elada, sest ta on nagu nii vastanduv minule lihtsalt. Et mul on nagu nii raske näidelda enda pealt kedagi, kes nagu ma üldse ei ole, kes nagu alla solvab iga sekund inimesi ja nagu täielik mingi... Tead, kus me oleme? Kas see on tuttav koht sulle või? Kes seal on, jah? Kes seal on? Mis värk on? Kes? No. See oli meil kui oma planeedi. See kast ja... Ahah. Ja need mängu. Kõik on minu otsas. Jaa, see on mu... Juu! Hoian terve hinge kinni. Nüüd mulle musi. Taha kõrvalaku. Tead kaadrid päregust. Pella eginis. Pella. Oi! Tõmbad mu juukseid ära praegu. Welcome, this is typical day in Marti plus Liina household. Bella, mingi are you okay? Ja ongi aeg teil teha siin viimane Aida sellest koos Bellaga. Meie lähme selle nüüd uuele nädalale vastu ja hakkame uue vlogiga teiega tegelema. Just täna ongi jõudnud teisipäev. Tahaks kõiki tänada, kes tulid kohale meid kuulama siis meie live podcasti. Kahjuks te seda järgi kuulata ei saa, sest et see läks niivõrd pekki. Mitte nagu podcast ise oli väga hea, aga... Tehniline viber juhtus. Nüüd me salestasime uue ja altlingilt leiate siis selle podcastiga, seal me räägime natuke lähemalt, mis juhtus, miks juhtus ja loomulikult Liinale ei meeldi see mõte, aga paljud nii vanemad kui nooremad käisid välja mõtte, et me teeksime seda podcasti edaspidi siis ka videona. See nõuaks meilt palju rohkem aega, aga uut kanalit, need me mõtleme selle peale, aga loomulikult andke sellest meile, ärge infonupul, ei ole teie küsitlust. Kui te tõesti olete huvitatud sellest, siis lihtsalt rääkige infonupul, mitte kommentaarides jätke see. Ja
taaskord, mul on hea meel, et meil on niivõrd vahva kogukond, kes tuleb meiega kaasa ja loomulikult aitäh ka Kristiine, et võtsid vastu sellise otsuse ja kutsusid meid külla. Kristiine Keskus, jah. Ja sa iga kord ütled Kristiine, siis see on tegelikult naise nimi ja siis inimesed on mingi, kes? Who the hell is Kristiine? Jaa, võt, Kristiine on meie väga hea sõber. Me näemegi teiega siis juba järgmisel nädalal teisipäeval siin samas kanalis, nii et pane like ja loomulikult ka subscribe, kui seda varem pole teinud. Bye! Bye!